Tervist! Teadupärast oleme me paisanud loodusesse tohutu koguse erinevat tüüpi plasti, mis on ultraviolettkiirguse ja teiste mõjurite toimel purunenud ja murenenud ja muutunud väiksemateks osadeks, mida on kas vaevu silmaga näha või on siis need nii väikesed, et peab neid vaatama suisa mikroskoobiga. Ja mida tuntakse siis vastavalt nimetuste all mikroplast ja nanoplast. Kuna üldiselt ajakirjanduses kutsutakse neid mõlemaid mikroplastiks, siis ma täna neid ka siin niimoodi nimetan ega ei hakka eraldi vahet tegema. Me teame, et mikroplasti leidub üllatavalt suurtes kogustes kõiges, mida me sööme ja joome ja tegelikult kõiges, mis meid ümbritseb, kaasa arvatud õhus, mida me sisse hingame. Varasemates teadustöödes on leitud mikroplasti näiteks inimese kopsudest, soolestikust, liigestest, luuüdist, meeste munanditest ja üldiselt võiks seda loetelu jätkata seni, kuni iga viimnegi tükikene inimesest on ette loetud, sest suuremal või vähemal määral leidub mikroplasti kahjuks igas meie keha ruutsentimeetris. See, et me oleme kurguni plasti täis, on tegelikult ainult võrrandi üks pool, sest kahjuks ei ole meil seni täpselt aru saama selle kohta, kuidas ja millal võib meie kehas leiduv mikroplast meie tervisele halvasti mõjuda või siis meie elu koguni ohtu seada. Meil on olemas vähemalt üks teadusuuring, mis näitab, et mikroplast võib tõsta organismis rakukahjustusi ja põletikku põhjustavat ja samuti südamehaiguste tekke tõenäosust kergitavat oksüdatiivset stressi. Käesoleva aasta märtsis avaldati aga teadustöö, mille raames leiti mikroplasti inimeste une ehk karotiidarteri siseseinal asuvatest aterosklerootilistest naastudest ja ühtlasi tehti kindlaks, et nendel patsientidel, kellel arteri siseseinal mikroplasti esines, oli suurem infarkti, insuldi ja üldine surmarisk. Ma tegin sellest leiust pikema video ka ja kui see teema pakub sulle huvi ja võiks ju pakkuda, siis vaata see video üle, ma panen viida pildikasti alla. Kui mikroplasti mõju inimesel on miski, mida me veel väga hästi ei mõista, siis plastiku tootmisel kasutatavate ja teatud koguses koos mikroplastiga inimese organismi reisivate erinevate kemikaalide negatiivne mõju on täpsemalt kindlaks tehtud. Nii näiteks teame me, et mainitud eesmärgil kasutusel olevad ftalaadid näivad tõstvat raskete südamehaiguste ja enneaegse surmariski. Loomadel tehtud uuringutes on organismi kõrge mikroplasti sisaldus seostatud viljakusprobleemidega, erinevat tüüpi vähkkasvajatega, häiretega hormonaalses tasakaalus ja vähenenud õpivõime ja halvenenud mäluga ja lisaks veel ka kehva immuunsusega. Kas ja mil määral need loomadel, peamiselt närilistel kindlaks tehtud seosed ka inimeste puhul pädevad, nõuab veel loomulikult lisauuringuid. Aga nüüd me oleme jõudnud teadustööni, millest ma õigupoolest tahtsin täna rääkida ja mis mind ausalt öeldes jahmatas ja tekitas, ma ütleks isegi natukene hirmu. Nagu ekraanilt on näha, on tegemist preprintiga ehk siis uuringut ei ole veel üheski teadusajakirjas avaldatud ega seda ka eelretsenseeritud. Ja tavaliselt ma sellises järgus teadustööd tutvustama ei hakkaks, aga uuring on tasemel ja muidugi ei süvenenud ma sellesse nii, nagu seda tehakse korraliku eelretsensiooni käigus, ent need andmed, mis on mulle kättesaadavad, ei tekita minus kahtlusi, et tegemist on adekvaatse uuringuga ja adekvaatsete tulemustega. Teadlased analüüsisid teadustöö käigus Mehhikost pärinevaid aastatel 2016 ja 2024 kogutud surnud inimeste maksaneeru ja aju eessagara näidiseid. Ja leidsid, et kõigis neist esines suures koguses mikroplasti, kusjuures kõige rohkem leidus mikroplasti just uuritud ajuproovides. Kõige rohkem leiti väheüllatuslikult polüetüleeni, mis oli ka ennustatav, sest selle näol on tegemist maailmas kõige laialdasemalt kasutatava plastikuga, mida kasutatakse näiteks kilekottide, toidukarpide ja muu sellise valmistamiseks. Nendel piltidel on võimalik leitud mikroplasti osakesi ka oma silmaga vaadata. Vasakpoolses veerus on neerudest tehtud pildid, keskel maksapildid ja parempoolses veerus on ajupildid.
Nagu ma ütlesin, pärinesid koeproovid aastatest 2016 ja 2024. Ja kui me nüüd vaatame seda tabelit, siis näeme me midagi, mis peaks meid tegema erakordselt murelikuks. Ehk siis enne kõike ajus ja maksas leidus veel 8 aastat tagasi mikroplasti oluliselt vähem kui sel aastal võetud proovides. Teisisõnu, me teame, et üldine keskkonna mikroplasti tase tõuseb pidevalt ja antud uuring näitab, et mida rohkem on mikroplasti meie keskkonnas, seda enam on seda kahjuks ka meie sees. Kui me nüüd natukene mängime numbritega ja protsentidega, siis näitab arvutus, et 2024. aastal võetud ajuproovides moodustas mikroplast aju kogukaalust tervelt 0,48%. Ja kui nüüd selle iseenesest juba päris jahmatava numbri kõrvale panna teadmine, et 8 aastaga tõusis mikroplasti osakaal ajus 50% ja see, et meie keskkonnas kasvab mikroplasti kogus pidevalt ja väga kiiresti, no siis on tulevikuprognoos suhteliselt väheoptimistlik. Nagu ma juba ütlesin, on meie kehasse ladestuva mikroplasti tervise mõju ja selle ulatus esialgu ebaselged. Aga küll me võime arvata, et mida rohkem seda meie sees on, seda suurema tõenäosusega see meie tervist ebameeldivas suunas mõjutab. Ja antud uuringust selgus ka näiteks, et kui vaadeldi eraldi 12 ajunäidist, mille kunagised omanikud olid surnud mõne dementsusvormi, peamiselt siis Alzheimeri tõve tõttu, siis leidus neis kogu kaalu kohta teiste proovidega võrreldes kuni 10 korda enam mikroplasti. Okei, me ei tea, mis on põhjus ja mis on tagajärg, aga selline leid on ikkagi üsna õudne. Ja üks asi, mis mulle veel tegelikult sellest uuringust silma jäi, enamik kasutatud bioloogilisest materjalist ehk siis neerud, maksad ja ajud pärinesid kohtu-uuringute laborist ehk siis need inimesed, kes teaduse nimel osakese oma kehast loovutasid, olid suurema tõenäosusega surnud enneaegselt vägivaldsel põhjusel või siis lihtsalt viisil, mille tõttu pidi surnukeha uurima kohtuarst. Sisuliselt tähendab see ju tegelikult seda, et tõenäoliselt on inimestel, kes elavad pika elu, ajus ja mujal organismis mikroplasti osakaal ses uuringus leitust veelgi kõrgem, sest näiteks aju näib olevat mikroplasti osas nii-öelda lõpp-punkt, kust edasi see enam kuhugi ei liigu. Muidugi me oleme kõik kuulnud vereaju ehk hematoentsefaalsest barjäärist, mis peaks tagama, et kahjulikud ained meie aju ei jõua, aga tõenäoliselt on see antud juhul väheefektiivne, sest esiteks ei pea see ilmselt kinni nanoplasti ehk siis mikroskoopiliselt väikeseid plastiosakesi ja teiseks ei ole inimese aju arusaadavalt evolutsiooni käigus õppinud plasti enesest eemale hoidma. Mis me peaksime siis selle uue leiu valguses tegema? Ega polegi midagi teha. Me saame lihtsalt jälgida, kuidas mikroplasti osakaal meie ajudes pidevalt kasvab ja loota, et selle piirini, kus sellel on tõeliselt laialdaselt negatiivsed mõjud kõigile inimestele, on veel väga pikk tee minna. Aga kindlasti näitab täna tutvustatud leid, et varasemast veelgi tähtsamad on tervislikud eluviisid. Ehk siis teha regulaarselt aeroobset ja lihastreeningut, toituda tervislikult ja magada hästi. Sest meil on igati alust arvata, et kui sa oled muidu tugevam ja tervem, siis saab su organism ka mikroplasti ohuga paremini hakkama. Jõusaalis näeme!